Lembit Ulfsak, 75. See raamat ilmus eelmine aasta. See on kirjutatud Lembit Ulfsaki 75. sünnipäeva puhul. Lembit Ulfsak oli Eesti näitleja ja vähesel määral ka filmirežissöör. Lembit Ulfsak oli esimene Eesti näitleja, kes mulle väga meeldima hakkas. Ning kui ma kuulsin, et see raamat tuleb, siis ma teadsin kindlalt, et ma tahan seda lugeda. Ma räägin siin videos pisut nii raamatust kui ka sellest, miks Lembit Ulfsak mulle nii meeldis ja mis olid tema parimad rollid minu arvates. Aga siit raamatust sain ma teada üpris palju tema eluloo kohta, see ongi eluloo raamat. Mulle väga meeldib see, et siin raamatus oli palju Eesti näitlejaid ja ka muid ametiinimesi, kes temaga kokku puutusid, aga kelle kohta isegi mina ei osanud arvata, et ta võis nende kõigiga sõber olla. Lembit Ulfsak oli Voldemar Ponsa õpilane, kellest ma ka väga midagi ei tea. Ja ma olen küll nime kuulnud, aga ma ei teadnud, et Ulfsak tema õpilane oli. Siit raamatus sain ma teada seda, et Ulfsak oli väga suur sõber Mikk Mikiveriga, kellest ma olen kuulnud, aga väga palju ma ei tea. See, et Mikk Mikiveri vend oli Tõnu Mikiver ja see, et Lembit Ulfsak temaga sõber oli, või kolleeg oli, seda ma teadsin, kuna nad mängisid paaris lavastuses koos, mida ma tean. Aga et ta Mikk Mikiveriga nii suur sõber oli, seda ma ei osanud arvata. Enne ma seda ei teadnud. Kui samuti meie seast lahkunud Maria Glenskaja juubeli puhul oli temast saade Maria Glenskaja naine, kes ei räägi iseendast, siis ta meenutas ka Ulfsaki. Ja ma mäletan, et kuna Maria Glenskaja töötas algul rekvisiitorina teatris enne, kui temast sai näitleja, siis oli niimoodi olnud, et Ulfsak oli tulnud ja ütelnud tema kohta niimoodi, et jälle see venelane on need asjad valesti pannud. Et siis, kui ma seda saadet nägin ja Maria Glenskaja küll rääkis sellest naerdes, aga kui ma hakkasin mõtlema, siis äkki oli hoopis niimoodi, et nad tegid küll asju koos, aga äkki sõbrad ei olnud. Aga siin raamatust sain ma teada, et nad olid ikkagi eluaegsed sõbrad, et see tegi mul tuju rõõmsaks. Vahel võib ju niimoodi olla, et sa oled inimesega, teed küll asju koos, aga sõbrad ei ole. Selle raamatu kohta võiks öelda veel seda, et see, kui niisama peale vaatad, tundub, et on lühike või väike, aga tegelikult on ikkagi 300 lehekülge, mis on väga tore. Võtab küll aega, aga on huvitav lugemine. Üks minu lemmik tegelaskuju Lembit Ulfsakist oli Rebase Rein lastelavastuses Mõmmi ja Aabits. Kuna ma lapsena vaatasin seda, siis siin raamatus oli ka sellest juttu. Et seda ma teadsin juba enne, Ulfsak oli ühes saates seda rääkinud. Et ta sai väga tuntuks selle poolest, et kuna tal olid Rebase Reinuna ainukesena lühikesed püksid jalas selles lavastuses, siis lastele jäid need jalad meelde, et ta käis rannas ja siis üks laps oli öelnud, et emme, vaata, sellel onul on nii Rebase Reinu jalad. Et jah, aga naljakas oli see, et siin raamatus oli ka sellest juttu ja seal oli ka niimoodi, et ta oli siis, kui ta oli üle 60 aasta juba ja ta pidi ühes lavastuses püksid ära maha võtma, siis siin öeldi, et isegi siis oli üks laps öelnud, et näe, vaata, Rebase Reinu jalad. Et isegi nii vanana need jalad meeles olid. Kui ma selle raamatu läbi sain, siis võin öelda, et mul on endiselt arvamus Ulfsakist ikkagi hea. Et see raamat ei viinud mul arvamust alla. Mõistis, et jäi mulje, et ta oli väga toetav inimene ja kõik meenutasid teda väga hästi siin. Rääkisid kõik nii palju temast ja
ja väga hästi ja toredasti. No ilmselt midagi halba ei olekski väärikas siia raamatusse panna muidugi. Muidugi jah, üks asi on kurb, aga noh, see on igal näitlejal ilmselt elu jooksul korra, et ikkagi ka pisut sinna alkoholi kätte sattunud, et ei saa vahepeal pidama. Ulfsakil oli ka seda ikka, aga no ja mis teha, see on igal näitlejal, ega näitleja amet ei ole kerge. Mina mingi näitleja küll pole, aga noh, ma aiman, et see on ikka väga närve sööv töö, nii et ja siis need mured võetakse alkoholiga ära. Mind huvitas väga selle raamatu puhul, kui ma seda lugema hakkasin, siis mind huvitas väga see, et mida ta mõne rolli kohta räägib ja eriti huvitas mind kindlasti kõige kuulsamaid filme oli Mandariinid, kus ta mängis peategelast Ivot. Ja mulle meeldis see, et siin oli juttu sellest, et kui ta sai meiliga käsikirja ja siis ta läks nii hoogu selles mõttes, et ta ütles mingi, et see käsikiri avaldas talle nii muljet, et ta oli kohe nõus selles kaasa lööma. Nagu näha, see film sai täielikuks menukaks. See sai ju Oscari isegi. Aga ma tõesti soovitan seda raamatut. Minule see väga meeldis ja seda võiksid lugeda ka noored, kes võib-olla Lembit Ursakist mitte midagi ei tea. Saate teada ka mõnest vanemast Eesti näitlejast, mitte neist, kes praegu on. Mitte, et tänapäeva omadel midagi viga oleks. Aga jah, Lembit Ursak oli üks parimaid minu arvates. Ma räägin pisut ka nendest rollidest, mida ma teadsin enne selle raamatu lugemist ja miks Ursak mulle meeldis. Esiteks muidugi Revase Rein, siis kui Revase Rein võttis mõmmi ratta ja selle katki sõitis ning see, kuidas ta pärast tuli neile rattaga ja siis Vello Jansson, kes mängis Karu-Matit, ütles: no nii, Rein, kas nüüd on siis käes? Siis Lembit Ursak ja Revase Reinuna olid ratas üks käes ja üks ära tulnud ratas teises käes ja ütles kahes käes. Ja siis pärast ka, kui Karuisa tuli ja siis Jänku jutt ütles kohe: Revase Rein lõhkus mõmmi ratta ära. Siis Revase Rein: ei lõhkunud, see ratas läks kohe iseenesest katki. Siis Tõnis räätsi: no vaata jalgratast, tema läheb nii kohe katki. Ja siis Lembit Ursak Revase Reinul: ei noh, ega ta siis nüüd päris ise ei läinud, eks ikka see kivi jäi ette, see suur kivi. Ja Jänku ütleb: aga Revase Rein kihutas, eks ju? Selles lavastuses tekkis mul ka selle Ursaki ja Klenskaja puhul see mõte, et äkki, et kuna nende tegelaskujud olid sellised, et Lembit Ursak nagu noris kogu aeg Klenskajat, Maria Klenskajat, siis tekkis mul korra mõte, et äkki see ei olegi nii roll, vaid äkki on päriselt mingid probleemid neil omavahel, aga noh, õnneks nad olid ikkagi eluaegsed sõbrad, seda sain ma sellest raamatust teada. Selle lavastusega ühes saates kunagi Reet Linna juhtis saadet Tuleb tuttav ette, kus ka sellest lavastusest räägiti, sellest saatest. Siis seal olid Ivo Eensalu, Katrin Karismaa ja Lembit Ursak. Ja siis Ursak rääkis seal ka seda, et ta hakkas ise seda Revase Reinu rolli tegema ja no seda on siin raamatus ka kirjas, et ta hakkas ise neid krutskeid välja mõtlema ja siis vahepeal arvati, et see läheb nagu liiga ulakaks see Revase Rein ja ta kirjutati sealt välja, et siis oligi paar osa ilma Revase Reinuta ja siis tuli see osa, kus metsatulekahju oli ja siis selle osa lõpus Lembit Ursak selle Revase Reinuna ütles vanasõna, et sest hooletu sees, õnnetus taga. Ja siis selle peale rahvale hakkas jälle meeldima ja siis kutsus Kaarel Kilvet Ursaki tagasi. Karlsson
tembutab jälle, kus Wolfsak mängis onu Juliust, siis sealt lavastusest on mul alati meeles üks koht, mis mind iga kord naerma ajab, on see, et kui Preili Sokk on teinud onu Juliusele voodi valmis, siis Wolfsak läheb, istub sinna, siis ütleb oi, no see ase paistab küll nagu kivi kõva olevat. Kõva nagu kivi. Ei tea, kas siia kohe päris täispikkuses meesterahvas ära mahubki. Kas teil muidu magab siin koer või? Ja siis luulekomissar selle Preili Sokuna mingi ütleb, ossa armas Mooses. Lööb Karlssonit ja jookseb minema, et see nali, see koht millegipärast ajab mind alati naerma. Ma ei tea, mis selles on, aga see on lihtsalt nii hea kuidagi. Veel rolle, mis on meeldinud. Vehkleja filmis mängis Wolfsak ühe õpilase vanaisa, kes oli kohe, kui kuulis, et Märt Avandi tegelaskuju Endel Nelis õpetab tema lapselapsele Jaanile vehklemist, siis ta oli kohe, tuli kooli ja kutsus Avandi enda juurde ja andis talle ka ühe floreti. Nii et siis sai nagu tunde teha paremini. Et oli 2 floretti, üks nagu Endel Nelise oma ja teine siis Jaani vanaisa oma. See oli ka Wolfsaki poolt tore roll, sest seal veel tänu tema tegelaskujule jäi see vehklemine, võiks öelda, edasi seal kestma. Hendrik Toompere, kes mängis kooli direktorit, tahtis selle ära lõpetada ja siis, kui oli lastevanemate koosolek, siis ta oli pisut seletanud ja siis ütles, et kui keegi ei taha kommenteerida, et siis, aga siis Wolfsak oli käe tõstnud, tõusis püsti ja ütles, mina tahtsin ütelda, et pole selles vehklemises midagi nii fiagraalset. Inimene on ikka vehelnud, kas keppide või oksadega. Kas te muide teate, et Karl Marx oli kunagi vehkleja? Siis Hendrik Toompere, kuulge, aitäh teile, ma olen väga tänulik, et te seda informatsiooni meiega jagasite, aga ma kahtlen sellest täielikult. Siis Wolfsak, nagu ma aru saan, on meil 2 eraldi seisukohta. Teen ettepaneku hääletada. Ja siis istus maha tagasi, jäi ootama. Direktor mõtles pisut ja oli nõus, ütles, et niisiis tõstke siis käed, kes on vehklemise poolt. Siis Lembit Wolfsak oli esimene, kes tõstis ja siis pika aja peale tõstsid ka, natuke läks mööda ja tõstsid kõik lapsevanemad käed. Et võiks öelda siis, et tänu Wolfsaki tegelaskujule saigi see vehklemine edasi seal õpetamiseks. Et tänu sellele sai seda edasi teha. Kahju muidugi, et tema tegelaskuju seal pisut kurvalt ära läks, et viidi Siberisse. Mandariinide filmis on veel mul meeles üks tore koht. Nojah, ma räägin eesti keeles, sellepärast et ma ei oska seda gruusia keelt või mida nad seal rääkisid. Et kui teie Wolfsak selle Ivona rääkis ühe sellega, kelle ta oli päästnud, kes oli haavata saanud, siis see rääkis, et ta on näitleja ja siis Wolfsak ütles, et ta tuleb kunagi tema etendust vaatama ja siis, et see vastaspoolel, kelle ta ka oli päästnud, et see istub seal kõrval ja siis Wolfsak tegi niimoodi, et istub seal kõrval ja teeb niimoodi. Ma jään vist elu lõpuni ütlema seda, et Wolfsak, Lembit Wolfsak oli ikkagi esimene Eesti näitleja, kes mulle väga meeldima hakkas ja ta on seda siiamaani. Ma ikka vahel vaatan mõnda rolli järele või kui võimalik, siis vaatan mõnda asja järele, mida ta tegi. Ta oli ikka väga lahe, ta meeldis mulle väga. Selle video alla kommentaaridesse võite võib-olla kirjutada, kui keegi seda üldse viitsib vaadata lõpuni. Võite kirjutada, mida teie Wolfsakist mäletate või kes on teie lemmik Eesti näitleja. Väga udeni!